Vinni liiklusteater on jõudnud siis Hiiumaale, Kärdlasse ja kohalikele algklassiõpilastele, keda ma seal näen tulemas, me siis kohe varsti esineme. Ja kui liiklusteater läbi, siis on valmis pannud ennast seebikarbi poisid, kes siis alustavad seebikarbi rallit. Tere, mina olen Brita Kraav ning mina mängin turvatiigrit meie liiklusteatris. Me oleme hetkel Hiiumaal ning me ootasime seda juba tükkimat aega, et me jõuaksime teistele kohtadele peale enda kooli. Ning meie teater räägib, kuidas liikluses seigelda ning mis on vajalikud rattaga sõitmisel ning ka jalakäija osas. Meil on õpetaja Pitsner, kes on väga tubli ning tahab teha väga palju näidendeid ning me ajasime kamba kokku ja nüüd me teeme näidendeid. Vinni liiklusteater on siis kohalike õpilaste algatus, millele me saime ka Maanteeametist toe taha ja tänu sellele me saame Vinni liiklusteatriga sõita ringi suvel ja ka sügisel mööda Eestimaad, Eestimaa lasteaedu ja algkoole siis väisata. Ja etendus on laste endi välja mõeldud, kogu aeg ta täieneb ja lugu ise räägib siis ühest jäänesest, kes satub maalt linna kogemata ja millised liiklusohud teda siis ees ootavad ja kuidas ta sellest siis välja tuleb. Appi tulevad siis siin politseinik, Rein, Maasikas ja Tiiger ja kass, linnakass Miisu ja kes kõik veel, eks seda näitab näidend. Minu nimi on Kaivi ja mina mängin selles etenduses valgusfoori. Valgusfoori mängimine on väga kasulik, kuna ma õpetan lastele valgusfoorist, mida tähendab siis punane, oranž ja roheline värv. Ma sattusin sellesse etendusse vabatahtlikult, kuna ma ise tahtsin minna sinna. Hiiumaale tulek on minu jaoks väga põnev, kuna ma pole siin kunagi veel käinud. Mulle väga meeldib etendusi anda ning ka laulda ja muid värke teha lava peal. Mulle isiklikult tundub, et mulle väga sobib see roll ning mulle meeldivad naljakad osad. Tere, mina olen Elis. Mina olen selles näidendis Kroonik ning minu ülesanne on tutvustada lastele, kes meie oleme. Meie näidendi mõte sündis sellest, et mõtlesime 7. õpilastega, et võiks midagi põnevat teha. Alguses mängisime marionettnukkudega, kuid siis mõtlesime, et võiks ise proovida ja siis otsisime kostüümid. Õpetaja kirjutas meile näidendi. Minule see näidend meeldib ja ma arvan, et see on lastele kasulik. Nad õpivad sealt palju uusi asju. Lava peal näitlemine on minu jaoks natuke, mulle meeldib see, kuid mul on nõrk hääl ja vahest mõni võib-olla ei kuule. Ja mulle meeldis see näidend väga. Mis eriti meeldis see? See, kui ma ei tea, kas ta oli vist Tiiger, see koht, kui ta hakkas rääkima, ta rääkis nii naljakalt. Mina olen Kristina Kabanin ja mulle meeldis see saade, sellepärast mulle meeldis see laul seal. Olen Kärdla Ühisgümnaasiumi 1. A-klassi õpetaja Tiia ja saime täna väga meeldiva elamuse osaliseks, et meile tulid esinema õpilased Lääne-Virumaalt ja esitasid meile liiklusteemalise väikese näidendi. Kahtlemata oli see väga vajalik lastele, sest olgugi, et pidevalt lapsed kuulevad küll politseist ja küll ka meie õppematerjalidest, kuidas tuleb liigelda, siis kunagi ei saa seda liiga palju. Lugesime ja kuulsime ju, kuidas juhtub ikka palju õnnetusi. Aga lapsed olid võib-olla pisut tagasihoidlikud, aga vaadake, kui vaikselt nad kuulasid. See tähendas seda, et neile see väga meeldis ja ka meile õpetajatele see väga meeldis. Ja me oleme väga tänulikud ja rõõmsad, et sellised toredad lapsed on nii tõsisel teemal võtnud ette loo selgeks õppida, sellega sõita nüüd Eestimaad ringi ja tulge ikka tagasi. Näidake meile jälle, mida olete õppinud. Väga tore oli. Tere, ma olen Jesse. Mulle meeldis sellepärast see etendus, et mina ei teadnud mõnesid asju, aga paljusid teadsin ka.
ja mulle meeldis see sellepärast, et kõik tegid igasuguseid erinevaid hääli ja Rebane tegi hästi sellist teistmoodi. Maria ja mulle meeldis see näide. See koht, kus see politseinik oli ja kus nad seda Gangnam Style'i tantsisid. Mina olen Laura Lillepuu ja näidendis mängin mina linnakas Liisut, kes tutvustab metsast tulnud Jänes Mašale linnas toimuvat ja kõiki liiklusreegleid. Näidendi kohta nii palju, et see näidend sündis tänu meie eesti keele õpetajale, õpetaja Pitsnerile. Kuigi tema tegi selle meile valmis ja siis me ise ka parandasime ja panime asju juurde ja võtsime vähemaks. Ja kokkuvõttes siis see näidend on suht õpetlik nii rohkem väikestele, et kuna me oleme juba nii suured, me sellest kõike teame, mis me näidendis teeme ja siis see ongi pigem väikestele mõeldud. Minu nimi on Jandre Liiset. Mulle meeldis kõik. Eriti veel see, kui me tantsisime Gangnam Style'i.